Meile lubati, et tehisaru leiab vähile ravi, aitab kliimasoojenemisele pidurit panna ning lahendab paljud muud inimkonna probleemid. Tegelikkus tundub muidugi hoopis teine. Tehisaru valetab, manipuleerib, flirdib ja aitab viia inimesi jäneseurgudesse, kus inimesed kaotavad reaalsustaju, maine ja vaimse tervise. Elon Musk, kes on maailma kõige vanem teismeline, mõistis juba kevadel, mida paljud inimesed sellelt uuelt tehnoloogialt tegelikult soovivad. Noort ja kena animeneiud, seksikas mustas kleidis selgitamas, mis on puhkri ülekoormus. Nüüd hiljuti tuli ka uudis, et OpenAI plaanib võtta oma mudelilt piirangud maha ning täiskasvanud saavad vestlusrobotiga pidada veel intiimsemaid ja sensuaalsemaid vestlusi. Aga me kõik teame, kui hästi meil seni on läinud, et hoida alaealisi eemal nendest teenustest, mis on mõeldud ainult täiskasvanutele. Ja kõige hirmutavam on see, et paljud lapsevanemad isegi ei aima, et nende laps jagab tehisaruga oma salajasi mõtteid, küsib masinalt nõu ja võib-olla kasutab ka masina abi selleks, et oma intiimsemaid fantaasiaid rahuldada. Ja häda on selles, et selle masina eesmärgiks ei ole hoida noorte vaimset või füüsilist tervist, vaid selle masina ainsaks edukuse mõõdupuuks tundub hetkel olevat see, et kui kaua see suudab kasutajat enda küljes kinni hoida. Seetõttu otsustasin teha nüüd selle video, kus ma räägin täpsemalt, et mida tehisaru võib meie lastega teha ning kuidas me saame lapsi selle uue tehnoloogia eest kaitsta.